See video on osa seeriast, kus õpetan kitarri peal kõikide akordide ehitamist. Kui sa pole veel eelmist videot vaadanud, soovitan seda teha, sest muidu jäävad osad asjad arusaamatuks. Soovitan neid videoid teha koos kitarriga. Nüüd kui ma näitan sul harjutuse ette, pane video pausile ja õpi harjutus selgeks ja siis mine edasi. Head vaatamist! 5. aste on nagu tärklis. Tärklis paksendab toitu, 5. aste paksendab akordi. Kuula, siin on akordi ilma 5. astmeta ja siin on akord 5. astmega. Selle akordi meeleolu väga ei muutunud, aga see läks natukene paksemaks, natuke täidlesemaks. Ja see on 5. astme funktsioon akordis. Teha akordi veidi rasvasemaks. Power chord on akord, kus on ainult 1. ja 5. aste. Miks selle nimi power chord on? Lihtsalt kuula seda. Polegi nii powerful tegelikult. Oota. Esimese harjutusena mängime kitarril heliredeli power chordidega. Power chordi muster kitarri kaelal on nagu male ratsukäik. Siis kui bassinoot on siin esimeses vahes, siis power chordi saame niimoodi, et me lähme keele võrra põranda poole ja 2 vahet edasi. Tuuri heliredel on samasugune, nagu eelmises tunnis õppisime. Ehk siis 3. ja 4. astme vahel on pooltoon ja 7. ja 1. astme vahel on pooltoon. Ja nüüd me paneme kvindid lihtsalt otsa. Ehk siis algusest minek oleks 1., 2., 3., 4., 5., 6. Ja nüüd 7. astmel on ka üks erand. Et 7. astme kvint või 5. aste on madaldatud. Ehk siis pooltooni alla viidud. Siis tekib selline kuju. 7. 1, 2, 3, 4. Ja ma seletan, mis selle heliredeli mängimise mõte on. See ei kõla kuigi hästi niimoodi edasi-tagasi mängitud, aga heliredel annab sulle süsteemi, kus sa saad teada, millised akordid omavahel kokku sobivad. Ja kui heliredeli harjutamine on sulle tüütu, siis ole sellega loov. Sa ei pea seda mängima tavalise ta-rütmiga, sa võid endale mingisuguse teise rütmi teha. Sa võid heliredeli akorde läbi segi mängida. Lihtsalt ole teadvel sellest, mida sa parasjagu teed, mis astmeid sa just mängisid. Järgmise harjutuse mõte on 6., 5. ja 4. keele pealt mängides samasse helistikku jääda. Ja selle jaoks on sul vaja teada, et 6. keele 5. vahe on sama noot, mis 5. lahtine keel ja 5. keele 5. vahe on sama noot, mis 4. lahtine keel. Nii et sa võid kujutada ette, et siin 5. vahes on portaal, millega sa teleporteerud järgmise keele peale. Alustame taas kord F-ist, aga nüüd, kui on võimalik keelt vahetada, teeme seda. Hakkame minema 1. aste, 2. aste ja nüüd 3. astet, muidu me mängiks 5. vahest, aga kuna siit on võimalik juba keelt vahetada, siis me läheme hoopis 5. lahtise keele peale. 3. aste, 3 ja 4 vahel on pooltoon, 4. aste, 5. aste ja taas kord jõudsime 5. vahesse, ehk siis saame keelt vahetada. 6. aste on 4. lahtise keele pealt, 6. 7. aste oli vähendatud kvindiga, madala 5. astmega ja 1. 1, 2, 3, 4. Nüüd lisame kvindile ka tertsi, ehk siis meil tekib 3 kõla. Tuurikuju on selline. Ja mollikuju jaoks on meil vaja seda 3. astet madaldada, ehk pooltooni alla viia. Seda me saame võtta kas esimese sõrme ja barreega või niimoodi me võtame kvindi 4. sõrmega ja siis teise sõrmega mängime selle molli tertsi. Tuletan meelde, et 1., 4. ja 5. astmest ehitusid tuurikujud ja mujalt mollikujud. Ja 7. astmel on moll madala 5-ga. Ehk siis kogu helirida on
esimene, teine, kolmas, neljas tuur, viies tuur, 6 moll, 7 moll madala 5. astmega ja esimene tuur. 1, 2, 3, 4. Ära heida meelt, kui 6. keele pealt akordide mängimine on liiga raske. See on lihtsam 5. ja 4. keele pealt. Ja 5. ja 4. keele pealt on akordide kujud samasugused. Tuuri kuju on selline ja molli kujus me võtame selle tertsi ja viime ta pooltooni alla. Samamoodi 4. keele pealt tuuri kuju ja molli kuju. Selles harjutuses mängime kolmkõladega heliredeli, alustades 5. lahtisest keelest. Lahtiste keelte kasutamine akordide ehitamisel võib natukene segadust tekitada. Üks trikk, mis aitab segadust vältida, on see, et sa kujutad ette, just kui sa mängiksid lahtist keelt. Sa võid mõelda, et sa hoiad seda vahet all ja siis sul on kohe selle järgi kerge leida üles kvinti ja 3. astet. Päriselt mängides pole loomulikult vaja esimest sõrme siin hoida, sest see keel kõlab niikuinii. Ja siis meil tekib selline rida. Esimene, teine, 3., 4., 5., 6., 7., esimene. 1, 2, 3, 4. Neljanda keele pealt mängides alustame F-noodist, mis asub 3. vahes. Eesmärk on näidata, kuidas sa saad heliredelit alustada igast vahest ja mida teha siis, kui kael otsa saab. Siin saab samamoodi ette kujutada, et 12. vahe on portaal, mis viib keele algusesse tagasi. Ma toon näite. Kui me hakkame F-tuuris minema, esimene, teine, 3., 4. ja 5. aste, siis nüüd, kui ma joon 12. vahesse 6. astme juurde, võin ma selle akordi mängida oktav altpoolt lahtiste keeltega. 6. aste, 7. ja esimene. 1, 2, 3, 4. Muide, neid akorde, mida alustame 4. keele pealt, saab mängida ka ukuleelega. Kuna ukuleele 4 keelt on omavahel samasuguste intervallidega nagu kitarri 4 keelt. Lihtsalt kõik ukuleele keeled kostuvad nagu kitarril oleks 5. vahes kapo ja ukuleele 4. keel on oktav kõrgemal. Kui akordi taga on number 5, näiteks C5, on tegu power-kordiga ja see tähendab, et kasutame ainult esimest ja 5. astet. C5. Kui akordi tähistuseks on lihtsalt C-täht, tähistab see C-tuuri akordi, mis koosneb 1., 3. ja 5. astmest. Ja seda võib mängida niimoodi. Kui C taga on väike M-täht, tähistab see molli akordi. Ehk siis me peame 3. astme pooltooni alla viima. Ja kui on kirjas näiteks CM-5 või bemoll 5, tähendab see seda, et mängime molli akordi madaldatud 5. astmega. Ehk siis selline. Ja kui akordiga on kirjas C+5 või C-5, tähendab see seda, et meil on tuuri akord kõrge 5. astmega. Ehk siis viime 5. astme pooltooni ülesse. Nüüd, kus tehnilised harjutused on tehtud, vaatame, kuidas neid päriselt muusikas kasutatakse. Selleks olen välja valinud väga ilusa loo nimega Tagurpidi vaal, mis on kirjutatud Raul Ojamaa ja Marten Kuninga poolt.
vaatame kõigepealt selle loo rütmika ära. Nii et vasakus käes võta A-tuuri akord ja paremas käes mängib pöial 5., I-sõrm 4. ja A-sõrm teist keelt. Ja kõigepealt tõmbad kõiki keeli koos, siis pöial, A-sõrm ja I-sõrm. Keeltega on siis nagu kõik keeled, 5., 2., 4. Järgmine akord on sama rütmikaga. Ja nüüd 3. akordis on rütmika niimoodi, et see on nagu 2 kaheksandikku. Ehk siis tõmbad kõik koos ja siis 4. keele pealt. Ehk siis see rütmika jaotub nagu 3, 3 ja 2. Selles mõttes, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sama rütmika jätkub ka teises taktis. Ja 3. takt algab samamoodi 1, 2, 3. Aga nüüd selle akordi ajal on 3 3 kaheksandike gruppi. Ehk siis akord on 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kogu asi on siis sellise rütmikaga, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Kõige raskem selles loos on see viimane akord. Ja Raul ise mängib seda niimoodi, et ta võtab 6. keele pöidlaga ja siis 3., 4. sõrm on 5. ja 4. keele 4. vahes ja esimene sõrm on 3. keele 2. vahes. Nii. See on fis-moll 11 akord. Kui see on sulle liiga raske, siis ma pärast näitan lihtsustatud versiooni. Aga sellega nüüd Raul mängib niimoodi, et ta kõigepealt tõmbab pöialt. Ja ma loen 1 ja 2 ja 3 kaasa, et siis saad aru. 1 ja 2 ja 3 ja 1. Ehk siis esimene kolmik on selline. 1 ja 2 ja 3 ja. Ehk siis pöial alla, üles, üles. Nüüd teine kolmik algab sellest alla tõmbast, kuhu me jõudsime. Teine kolmik on alla ja pöial, hämmer on alla, üles. Ehk siis 1 ja 2 ja 3 ja. Viimane kolmik on kõige lihtsam, see on siis 1 ja 2 ja 3 ja. Siis lähme uuele ringile. Nüüd, kui see akord on sinu jaoks liiga raske, siis sa võid mängida sinna lihtsalt fis-molli, nii nagu me enne võtsime. Ehk siis sinu ring oleks selline lihtsustatud versiooniga. Ja nüüd lähme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fissi peale. See on siis 5. keele 9. vahe. Või siis teine variant on viimase akordi asemel tulla siia fis-moll 7. Siis on kahakoti teises vahes 6., 4. ja 3. keele peal sõrmed. Kogu asi oleks siis. Ja ma arvan, et see fis-moll 7 on isegi parem variant kui fissi mujalt võtmine. Siis see bassi noot liigub ka alla. Ja tähtis on lihtsalt rütmi kaasa lugeda. Ära muretse, kui sul mingi kaunistus välja ei tule või midagi. Aga algus peab õiges kohas olema. Muidu variseb kogu lugu kokku. Ehk siis sa võid lõpus lihtsalt mängida akordi ja lugeda ka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esimene kodune ülesanne on tagurpidi vaale raapida. Kui viimane akord välja ei tule, mängi lihtsustatud varianti. Teine ülesanne on ise kirjutada kolmkõladega järgnevus, kasutades tagurpidi vaala rütmi. Nii rütmi ülevõtmine teistest lugudest ei ole varastamine, vaid see on pigem enda sõnavara täiendamine. Kasulik on šnitti võtta headest lugudest ja omandada, internaliseerida need tehnikad, mida seal kasutatakse. Ma toon näite, kuidas seda teha saaks. Ma võtan tagurpidi vaala rütmika
ja siis mängin sellega teisi akorde. Kolmas ülesanne on kirjutada ise rock-järgnevus kasutades power-korde. Näiteks põhjus, miks ma koduste töödena loomingulised ülesanded jätan, on selles, et kõige kiirem viis midagi õppida on seda ise kasutades. Kui sul on millegi kohta küsimusi, kirjuta need kommentaaridesse, vastan hea meelega. Tunnimaterjalid saab alla laadida minu lehelt www.coffee.com/Taavi. Lisaks on võimalik seal mu tööd toetada. Suur tänu nendele inimestele, kes mind juba toetanud on. See motiveerib mind järjest paremaid videosi tegema. Kui sul oli sellest videost kasu, pane like ja telli kanal. See ei maksa sulle midagi, aga näitab mulle, et nende videote tegemine on mõttekas. Ja kuigi ma ei saa kontrollida, et sa neid koduseid töid päriselt teed, siis tee need päriselt ära. Selle video vaatamisest on kasu, kui sa ise selle informatsiooni läbi töötad. Muidu võib tekkida olukord, kus sul on tunne, et sa arened kitarris, aga tegelikult sa lihtsalt vaatasid videot. Et päriselt tee neid harjutusi kaasa. Selle manitsusega lõpetan tänase tunni. Kohtume järgmisel korral. Tšau!